kindlasti me saame targemaks, sest et see on üks koht, kui vaatame nagu neid rahvusvahelisi organisatsioone laiemalt, siis julgeolekunõukogu, kuna ta on kinnine suuresti, siis selleks, et aru saada, kuidas see üldse töötab, selleks peab see sees olema. Ja see on ainukene kogu, mis võib võtta otsuseid, mis on siduvad riikidel olukorras, kus riigid ise ei ole laua taga. Et see on suur vastutuse kandmine. Julgeolekunõukogus on siis lisaks P5-le alalistele liikmetele on ju esindatud kõik regioonid. Nii et igaüks tuleb oma vaatega, oma agendaga, selle kõigega peab arvestama. Julgeolekunõukogu on jooksev lint, millele peab ise peale hüppama samal ajal joostes, et need protsessid on juba ammu alanud, mis seal on. Absoluutselt kõik on öelnud, et kui te arvate, et te olete kõik ettevalmistused teinud ja te olete valmis, kui te lähete, eriti need, kes on ise hiljuti seal olnud, siis te eksite. Te ei ole valmis, aga ei ole hullu, küll te saate hakkama. See tegelikult on kõige tähtsam, et me saame enesekindlust sealt, et me oleme selle ülesandega keerulise ülesandega hästi toime tulnud. Eesti-sugune riik ei saa lubada seda luksust, et meil on eraldi inimesed peaassamblee ja komiteede ja üldasjade peale ja eraldi tiim julgeolekunõukogu peale. Meil on üks ja sama tiim. Mina hakkan tegelema Ukraina küsimusega, Gruusia küsimus, külmutatud konfliktid, Balkan, Kosovo küsimus, ränne. Mina olen üks kahest inimesest, kelle portfellis on Lähis-Ida, et me jagame Lähis-Ida piirkonda laiemalt ja siis konkreetsemalt Iisrael-Palestiina. Minul on jagatud siis Ladina-Ameerika riigid, Lõuna-Aasia, Vaikse ookeani piirkond, lisaks kliimamuutuse küsimused. Mina tegelen horisontaalselt kõikide küsimustega, mis on seotud ÜRO rahuvalveoperatsioonidega, küsimustega, mis on seotud ÜRO poliitmissioonidega. Tegelikult ma tegelen nagu laiema Lähis-Idaga, aga põhiteema vaadates tänast julgeolekunõukogu kalendrit saab olema ikkagi Süüria. Kõiki neid läbirääkimisi julgeolekunõukogus juhtida ja seal juures sanktsioonikomiteesid juhtida, et see kindlasti on midagi, mis on väga unikaalne kogemus ja mis on kurikuulsalt raske, aga samas ka väga palju pakkuv kogemus, et selles suhtes, kui sa teed selle ära, siis sa oskad kõike.